täna peale, lähme jälle Jumala sõna juurde. Aga palvetame ühe hetke enne, kui ma selle õpetuse juurde konkreetselt lähen. Isa, ma tänan sind, et sinul on meie jaoks täna valmis pandud sõna taevast. Isa, ma palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi, et me kasvaksime, õpiksime tundma sinu plaane, sinu eesmärke ja isa, ava mulle sõna uks, et rääkida neid asju välja, mis on just meil vaja tulevasteks aegadeks. Isa, et võiksid tulla muudatused ja lahendused inimeste eludesse. Isa, ma tänan sind, et sina oled hea ja sina oled helde. Tänu sulle, isa, selle eest, mis sa teed. Amen. Amen. Nii, meil on siis ülistuskool. Saame aru kindlasti, et see nimi, nagu öeldakse, sisaldab enesest päris palju. Et see ei tähenda ka ainult ülistust, aga see tähendab kindlasti ka kiitust. Ja tegelikult täna ma räägingi sellisest asjast nagu kiitusest ja tänust. Ja kui sul on piibel käepärast, ma loodan, et on, Filiplastele 4:6. Väga tuntud kirjakoht, peaks olema kõigil meil meelde kulunud. Ja siin Paulus ütleb niimoodi, ärge muretsege ühtigi, see tähendab siis kaasaegsemas keeles mitte millegi pärast, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Et kui sa vaatad, ta ütleb, et me ei peaks mitte millegi pärast muretsema. Seesama ühtigi tähendabki siis mitte millegi pärast. Tähendab seda, et sina kristlasena võid olla muredest absoluutselt ja täiesti vaba. Ja see on sulle pakutud. Aga nüüd ta annab sulle siia strateegia, kuidas seda teha. Ta ütleb, et ära muretse, püüa kuidagi hakkama saada. Ei, ta annab sulle strateegia. Ja ütleb esiteks, et ära mitte millegi pärast muretse, ja ütleb, vaid laske oma palumised. Nüüd selle asemel, kui sul tekib mingisugune ala või mingi teema, mille pärast võiks potentsiaalselt muretseda, siis on tark ennast harjutada selle eest paluma. Ja nüüd mitte lihtsalt on paluma, ta ütleb palve ja anumisega ja ühes tänuga. Nüüd see on väga oluline element, et sa lisad sinna juurde ka tänu. Konkreetne asi tuleb sul meelde, see tekitab sul muret, et lisa hoolitse selle asja eest, olgu sul mingi kirjakoht, mingi printsiip, mida Jumal tahab selles olukorras teha. Ütleme, on terviseprobleem, isa, sina tead, kuidas on minu selle tervisega, sina oled öelnud, Jeesuse haavade vermete läbi kuulub mulle tervist ja tee mind terveks, võid ka neid sa niimoodi paluda. Ja nüüd hakkad tänama, kui sa oled palunud ja uskunud, et see on sinu oma, nüüd sa hakkad tänama. See on väga oluline see, et sa ei jää ainult sellesse kohta, et okei, ma palusin ja palun veel kord, aga nüüd, et sa tänad ühes tänuga. Ja nüüd ta ütleb saada Jumalale teatavaks ja siis, milles selle tagajärjel toimub ja Jumala rahu. Nüüd see toob Jumala rahu sinu ellu, kui sa oled inimene, kes on palvetaja ja inimene, kes on tänulik. Ehk siis ka, kes tänab Jumalat nende asjade eest ja mitte, kas pole huvitav, kui sa vaatad seda, et mingi asi on sul mureks, sa tood selle Jumala ette siis palve ja anumisega ja ühes tänuga on sinna kohe juurde kirjutatud. Sinna ei ole kirjutatud ja siis tänad, kui sa lõpuks näed seda lahendust. Ja see on tegelikult üks viga, mida väga sageli kristlased mõtlevad, et ma tänan siis, kui ma olen selle saanud või nii-öelda füüsiliselt näen seda asja selles mõttes. Ei, sa tänad siis, kui sa oled oma palve lõpetanud. Selles samas kohas, miks pärast, et Jumal on öelnud oma sõnas, et kõik, mida te palute, anute, uskuge, et te olete selle saanud. Uskuge, et te olete selle saanud ja siis see saab teile. See tähendab seda, et sa otsustad uskuda, see on sinu oma ja nüüd sul on põhjust juba tänada ennem. Ja nüüd tänu ja kiitus peab olema midagi sellist, mis on enne, kui me näeme lahendusi, enne, kui me näeme muutusi. Sest muidu sellel asjal ei ole nagu mingisugust efektiivset tulemust. Nüüd vaatame korrekt huvitavat kirja kohta, see on 1. Saamuel 1:7. Nüüd sa oled kindlasti selle kirja kohta kunagi mind kuulnud rääkimas, aga selles kirjakohas on nagu 2 sükest erinevat külge. Ja siin on juttu siis Hannast ja Eelist tuleb ka siin juttu veel. Ja 1. Saamuel 1:7 ütleb, ja nõnda sündis aastast aastasse
Iga kord, kui ta läks üles Jehova kotta, solvas Penina teda nõnda, et ta nuttis ega söönud. Me teame, siis Hannal ei olnud lapsi ja siis tollel ajal oli mitme naise pidamine ja teine naine, kes Elkanal oli, siis kogu aeg solvas teda sellepärast, et temal ei olnud lapsi ja nii-öelda alandas teda. Ja me näeme, kuidas see mõjus talle emotsionaalselt, et nii-öelda see solvang tõmbas teda maha nii, et ta lausa ei söönud. Nii et ta on seal selles kohas, kus nad on Jumala kojas. Vanas lepingus oli see väga oluline asi ka, kui nad tõid miks nad tulid sinna Jumala kotta? Nad tõid oma ohvri Jumalale ja nad ühiselt sõid ja Jumal oli mõelnud, et see on nagu üks rõõmupidu tegelikult. See ei ole täpselt sama, mis on, ütleme, meie uue lepingu leiva murdmine, aga siin on üks sarnane idee kui selline, et see on üks rõõmutsemine, see on üks tänulikkuse koht, see, kus me avaldame tänu Jumalale sellest, et Jumal on meid õnnistanud ja nüüd tema selle asemel, et seda teha, ta nutab ja ei söö. Nüüd mõni võiks öelda, et pane iseennast niisugusesse olukorda. Ütleme, ma ei ole naisterahvas, aga ütleme, ta igatses, et ta võiks laps olla ja ta ei ole lapsi saanud ja ta on niivõrd sellest löödud ja lisaks sellele teine naine nii-öelda ka veel käitub temaga väga, väga räigelt ja nahaalselt. Aga kui me vaatame selles loos on üks väga oluline võti, vaatame edasi juhtub siis küsis temalt ta mees 8. salm Elkana, Hanna, miks sa nutad ja miks sa ei söö? Miks on su süda kurb? Kas ma pole sulle parem kui 10 poega? Kas sa märkad, ta juhib tähelepanu ühele asjale, et tema südames on kurbus selle asja pärast. Me näeme, hiljem midagi muutub. 9. salm ütleb, ükskord pärast söömist ja joomist Siilos, kui preester Eeli istus istmel Jehova templi uksesamba juures, tõusis Hanna üles ja olles hinges kibestunud, palvetas ta Jehova poole ja nutis väga. Nüüd mõni ütleb, kas ma peaksin ka hästi palju nutma ja hästi palju halama. Kas vaatad, selle loos ei ole see võti. See on üks teine asi, mis on selle asja võti tegelikult. Ja siis, mis ta ütleb edasi siis, 11. salm. Ja ta andis tõotuse ning ütles, vägede Jehova, kui sa tõesti vaatad oma ümardaja viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma ümardajat ja vaid annad oma ümardajale meessoost järglase, siis ma annan temale Jehovale koguda elu ajaks ja habeme-nuga ei puudutada pead. Ja kui ta teda nõnda Jehova ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud. Siis Hanna kõneles südames, üksnes ta huuled liikusid ja ta häält ei olnud kuulda. Aga Eeli arvas, et ta oli joobnud. Ja Eeli ütles temale, kui kaua sa tahad olla joobnud, lase enesest viin või siis ka vein haihtuda. Hanna ka vastas ning ütles, ei mu isand, ma olen vaimult rõhutud naine, viina ega vägijooki ma ei ole joonud, vaid ma olen oma hinge Jehova ees välja valanud. Ära pea oma ümardajat kõlvatuks naiseks, sellepärast, et ma nii kaua kõnelesin oma suurtest soovidest ja meelekibedusest. Ja Eeli vastas ning ütles, mine rahuga, Iisraeli Jumal täidab su palve, mis sa temale palusid. Nüüd see on üks väga oluline asi. Me näeme siis Eeli, kes oli preestri ametis tol hetkel, ta ütleb talle, et Jumal täidab sinu palve. Nüüd, kas tal oli vastus? Ilmselgelt sinnapaani ei olnud lapsi, nagu öeldakse niimoodi koheselt, see laps ka tema kõhtu ei teki. Aga tal ei ole midagi nähtavat, mitte mingisugust tunnusmärki, ta ei tea, mida ei räägi mingisugusest üleloomulikust tervenemisest ega mitte millestki ei räägita siin. Aga ta ütles talle sõna. Jumal täidab sinu palve. Ja nüüd me näeme pärast seda, mismoodi Hanna käitub, on väga oluline. Ja siis ta ütleb, ja tema ütles, leikus ümardaja armusu silmis, siis läks naine oma teed ja sõi ja ta nägu ei olnud enam kurb. Nüüd me näeme, midagi on muutunud temas väga põhimõtteliselt. Ennem ta oli, võiks öelda isegi kibe, kurb ja ahastuses. Ja nüüd, kui talle öeldakse sõna, Jumal teeb seda, mis ta on mis sa tema käest palunud ja ta haarab sellest kinni, ta käitub teistmoodi ja ta väljendab mitte enam kurbust ja rõõmu, vaid rõõmu ja hakkab mida tegema, hakkab nii ka sööma ja nii-öelda on ka tänulik, võiks öelda Jumalale. Nüüd see on üks väga oluline asi ka ja millal see toimus? Mitte siis, kui ta laps oli sündinud, vaid see toimus ennem. Ja see on üks asi, vahetevahel inimesed on oma elus vägagi keerukate olukordadega silmitsi.
ja nagu öeldakse, nad elavad ja käivad kogu aeg olles ikkagi siukses tohutus ahastuses ja kibeduses ja vahest isegi teised inimesed võivad nendega isegi käituda valesti. Ja kui sa märkad, siis Hanna tegelikult ainus ei olnud tema see kaasnaine, kes teda omaga halvasti käitus. Ka isegi Eeli tuleb tema juurde ja ütleb talle tegelikult midagi üsna jämedat. Pane ennast sellesse olukorda, kus sina oled, nagu öeldakse, tohutus, võib-olla isegi ta ütleb meelekibeduses ja inimene, kes on niivõrd löödud ja rõhutud ja kurb ja ahastuses ja nüüd ta on palunud tõesti oma südamest midagi seal ja nüüd tuleb vaimulik juht ja ütleb talle, kui sa oled purjus siin. Aga nüüd üks asi, mis oli ka väga oluline selle juures, see võti, tal oli piisavalt küpsust ja tarkust, et mitte selle peale pahandada, vaid hoopis lasta Jumalal tema kaudu midagi talle rääkida. See on üks väga oluline asi ka tegelikult vahetevahel mingis situatsioonis isegi sulle võib tulla ka, see ei ole ütleselt võib-olla küll korrigeeringuna, sest see juhi korrigeeringu asi, mis ta ütleb, oli möödapanek, aga selles mõttes just ka see, et mis ta isegi ütleb, võib olla sulle jaoks terav. Aga et sa ei lase kibedusel, pahandumisel tulla oma ellu sellises situatsioonis, eriti kui sa ise oled just raskes olukorras. Ja mis nüüd teeb, kui ta teeb selle pöörde, ta nii-öelda muutub tegelikult rõõmsaks, ehk siis ta tegelikult on tänulik Jumalale selle eest, et ta teeb seda, mis ta on öelnud. Ehk siis täpsemalt siis see, mis ta talus tema käest. Ja siis ongi sama just, et sellest nagu öeldakse, kui ma alustasin selle sama nii-öelda muretsemise kontekstis, et sa heiad kõik oma muret tema peale ja ühes tänuga, enne kui sa näed lahendust, enne kui tema nägi lahendust, ta muutis oma käitumist. Nüüd see on väga oluline see, miks sa pärast sa muudad oma käitumist, sest sa usud, et sul on lahendus. Sul on lahendus, sul on muutus, sul on tervenemine, sul on see taevane varustus. Et sa näed seda ja usud seda ennem. Ja kui me räägime kiitusest ja tänust, siis see ongi just seesama väga oluline. Ennem kui sa näed, ennem kui sinule füüsilised meeled ütlevad midagi konkreetset, kui sul on sõna, siis see on sinu piisav alus. Kui Jumala sõna on ütelnud seda, siis see asi on paika pannud. Vaatame Apostlite 16:23. Ka väga tuntud kirjakoht. Aga ma tahan meelega just neid vaadata neid, võib-olla isegi mõnes mõttes tuntud kirjakohti. Ja just seda käitumismalli, mis on omane kiitusele ja tänule. Apostlite 16:23. Siin on siis juttu Paulusest ja Siilasest ja nad on kuulutamas evangeeliumi, tegemas Jumala tahet, kuulutamas Jumala sõna. Ma usun, et nad on õiges kohas, õiges ajas. Aga mis siis ütleb? Nad võetakse kinni, nad pekstakse läbi. Apostlite 16:23 ütleb, ja kui nad neile olid palju hoope andnud, viskasid nemad vanglasse ja käskisid vangihoidjaid neid hoolsasti valvata. Nüüd ma teen korra pausi. Minu arust see on 2. Korintuse kirjas vist. Ühes kohas Paulus loeb ette kõik võimalikud viletsused, mis temale osaks said. Ja nende seas on ka peksmised ja vitstega peksmised ja kividega loopimised ja laevahukud ja kõik võimalikud erinevad asjad. Siis on üks teine kirjakoht, kus ta ütleb, see silmapilkne kerge viletsus. Ja see on see, kuidas tema suhtus sellesse. Ja see ei olnud mitte lihtsalt ignoreerimine, aga see oli see, et ta sai aru, et see, mis meie ümber on, see on silmapilkne kerge viletsus. Ja siis ta tõi välja just, et meile, kes me vaatame, millele nähtamatutele asjadele ja mitte nähtavatele asjadele. Selle samas kirjakohas ta just toob selle välja. Et kui sa otsustad vaadata selle, mis on Jumala sõna, mis on Jumala plaan ja mitte vaadata nendele viletsustele ja hädadele ja siin ka nendele samadele, siis sa käitud teistmoodi, siis sa elad teistmoodi. Ja siin me näeme, mis hakkabki juhtuma kohe. Nad viskasid nemad siis vanglasse ja käskid vangihoidjad neid hoolsasti valvata. Niisuguse kange käsu saanud heitis nad kõige kindlamasse vangihoonesse ja pani nende jalad pakku. Nüüd me juba näeme siin, nad vist on kuskilt kuulnud, et need mehes nagu me ei ole lihtne, nagu öeldakse, kuskile vangi pista, sest et nad ei piirdu ainult sellest, nad panevad lihtsalt jalad ka veel pakku ja panevad kõige kindlamasse vangihoonesse. Ja me näeme ka, et see nagu ikkagi ei osutunud piisavalt kindlaks. Aga nüüd nad visatakse sinna
Ja mis nad siis on selles kohas siis? Mõtleme enne, kui seda kirjeldust loeme edasi. Mis on see situatsioon? Nad on siis selles kindlas vangihoones, mis arvatavasti oli väga paksude seintega. Ja väga võimalik, et siis kuskil nii-öelda mingisugune nii-öelda keldrikorus või midagi sellist umbes nagu meie mõistes saad aru. Tol ajal hooned, kes teab, kuidas seda tehtud olid, aga sükene nii-öelda arvatavasti rõske, pime, ebameeldiv, arvatavasti mis iganes haiseb. Lisaks sellele nad on läbi pekstud. Nad ei tunne ennast füüsiliselt hästi. Kõik, mis nende ümber, mitte miski ei räägi midagi positiivset. Ja siis on selle kohta öeldud, aga keskööl. Nüüd ma usun, et isegi see fraas ei ole mitte siia juhuslikult pandud. Sest enamasti see kesköö on ka sükene kõige ebameeldivamaks hetkeks peetud aeg. Ma ei arva mingisugust imelikku maagiat sellest asjast, aga lihtsalt ma usun, et see ei ole juhuslikult siin, lihtsalt see on sellepärast, seda suhtutakse sagel nii. Ja ütleb, aga keskööl palvetasid Paulus ja Siilas ning kiitsid lauldes Jumalat. Ja vangid kuulsid neid. Niisiis me näeme, nemad olles kõige selle viletsuse keskel, tehes küll Jumala tahet, saades selle keskel peksa ja neid kesköösel, mida nad teevad? Nad palvetasid ja siis ta ütleb, et nad kiitsid lauldes Jumalat. Nüüd, ja see ütleb, ja vangid kuulsid neid, teised vangid, kes seal siis selles samas hoones olid. Nüüd tuletan sulle igaks juhuks meelde, et tolleaegsed vanglahoone seinad ei olnud papist või nagu mitte kedagi halvasti tundma ei taha panna või nagu Lasnamäel korteriseinad vahest on või mis iganes. Ma ei tea, kuidas nad tänasel päeval palju paremaks ei ole läinud. Need olid kindlasti tugevad seinad, kui nad nimetab kindlaks vangihooneks. Miks ma selle välja toon? Järelikult nende kiitus ja tänu ei olnud seal üks sükene vaikne pomin. See ei olnud üks väike sosinakene või mingisugune õrne laulujoorukene kuskil seal nurgas. Ei, siin oli üks hääl, mis sai tõstetud Jumala poole. Ja just selles samas kõige keerukamas, kõige ebameeldivumas, kõige vastikumas situatsioonis, mida nad teevad, nad palvetavad ja siis nad kiidavad Jumalat. Nüüd, kas neil on midagi nähtavat, mis näitab, et kõik asjad on väga suurepärased ja hästi? Ei ole. Kas nad on vanglihoonest väljas? Ei ole. Kas nende seljad on terveks saanud? Meil ei ole öeldud, et seda oleks toimunud isegi. Sellegi poolest nad kiidavad Jumalat. Nüüd see on üks väga oluline asi, et me õpime ja harjutame seda enesesse sisse, et me õpime Jumalat kiitma enne, kui me näeme tulemusi, enne, kui me näeme imesid, enne, kui me näeme lahendusi, enne, kui see asi saab füüsilises maailmas reaalsuseks. See, et ma kiidan Jumalat juba siis. Amen. Kui nemad said seda teha, siis järelikult saame meie seda teha. Amen. Ja siis ta ütleb, ja 26 salm. Nüüd Jumalale meeldivad sellised sõnad nagu äkitselt. Meil on paar kirja kohta veel, kus kohas midagi äkitselt juhtus. Ja enamasti need asjad ei juhtu tegelikult põhjendamatult. Inimene on loonud selle keskkonna, kus Jumal äkitselt tuleb ja sekkub. Amen. 4 pühipäeval koha tuli midagi nii-öelda, taevast tuli äkitselt kohin. Ja siin on ka midagi äkitselt sünnib. Äkitselt sündis suur maa värisemine, nii et vangihoone alused vabisesid ja seda maid läksid kõik uksed lahti ja kõikide köidikud pääsesid valla. Niisiis, me saame aru siin selles situatsioonis, see vabadus ei tulnud ainult neile. Ja see sama suhtumine, see, et ma kiidan Jumalat, mis iganes mu elus toimub, mis iganes mu elus juhtub, mis iganes on ka toimumas, kas ma näen muutusi, kas ma näen lahendusi, ma ikkagi kiidan Jumalat. See ei too ainult vabaduse mitte sulle, see toob vabaduse paljudele sinu ümber ka samamoodi. Ja siin on tegemist siis füüsiliselt, nad tulevad ahetest välja, aga inimesed tulevad sageli ka muudest asjadest välja. Amen. Kui meil on inimesi, kes on kiitjad ja kes tänavad Jumalat tõesti julgelt, siis see toob vabaduse sellesse kohta. Seda aru, sellesse füüsilisse kohta toob vabaduse. Ja Jumal tuleb ja sekkub sellesse asja äkitselt. Amen. Jällegi, nad kiidavad, tõinem ka välja juba Jumalat enne, kui nad näevad lahendust, enne, kui nad näevad muutust ja see lahendus tuli neile. Nüüd vaatame teise ajaraamatusse, lähme Vanasse testamenti ka. Jälle üks tuntud kirjakoht seoses kiitusega. Aga need tuntud kirjakohad ongi kõige mõnusamad.
teine ajaraamatu 21. Aga pärast seda tulid moabiidid ja ammonlased ja nendega ühes oli meunlasi Joosafati vastu sõdima. Nüüd igasuguseid seltsimehi tuleb siin kokku, nii et need nimesid on raske isegi lugeda. Siis tuldi ja teatati Joosafatile. Sinu vastu tuleb suur jõuk teispool merd Eedomist. Vaata, nad on Haseson Taamaris, see on Een-Geedis. Siis Joosafat hakkas kartma. Kas sa märkad, hirm tuleb tema vastu küll, aga ka isegi see, et seda hirmu ta teeb midagi väga olulist. Nüüd hirm võib ka sind tabada teatud situatsioonis. On see siis mingisugune olukord, on see siis isegi võib-olla mingisugune haiguse rünnak ja sind võib tabada hirm. Nüüd see, mismoodi sa selle juures käitud, on väga oluline. Amen. Jumal ei ole andnud meile hirmu vaimu. Amen. Seda ütleb meile Uus Testament väga selgelt. Ja mis ta siin ütleb, ta hakkas kartma ja mida ta teeb, ta pööras oma palge Jehovat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas ja Juuda kogunes Jehovalt abi otsima. Ka kõigist Juuda linnadest tuldi Jehovat otsima ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalemma koguduses Jehova kojas uue õue ees. Nüüd siin on üks väga oluline asi tegelikult. Vaete vahel mõned probleemid või mingid asjad, mis kerkevad üles, võivad olla, nagu öeldakse, paljusid inimesi puudutavad asjad. Mingis mõttes nagu globaalsed. See, ma ei saa siin päris riigist rääkida, aga mõnes mõttes võiks isegi rääkida riigist. Ja nad on sellega tegelikult tõsise probleemiga silmitsi. Ehk siis tõsine sõjaoht. Kas pole nii? Ja mitte lihtsalt sõjaoht, mis võib kogu nende elamise ja kõik asjad hävitada ja kõik olla totaalseks hävinguks neile olla. Aga nad tulevad Jumalat otsima, ta kuulutab välja paastu siis kogu Juudas. Ja 5. salm siis, ja Joosafat seisis Juuda Jeruusalemma koguduses Jehova kojas uue õue ees ning ütles, Jehova meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina, Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. Eks ole sina meie Jumal ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule, su nimele pühamu öeldes. Kui meid tabab õnnetus, mõõk, mingi nuhtlus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa kuuleksid ja aitaksid. Me näeme, et ta tsiteerib tegelikult Jumala tõotusi, viidates tagasi sellele lepingule, mis Jumal oli oma rahvaga teinud. Kas pole nii? Ja ütleb, ja nüüd vaata Ammoni ja Moabi ja Seiri mägestiku pojad, kelle maast sa Iisraeli ei lubanud läbi minna, kui nad Egiptusemaalt tulid, vaid pidid neist mööda minema ega saanud neid hävitada. Vaata, need maksavad nüüd meile kätte, tulles meid välja ajama sinu omandist, mille sa meile oled andnud pärida. Meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista? Sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meie kallale ja me ise ei tea, mida me peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Mõni ütleb, et ta vist on hirmu all, aga ta on vähemalt isegi selles kontekstis pööranud oma silmad õigesse kohta. See on üks väga oluline asi, sa võid olla keerukas situatsioonis ja me ei pea, nagu öeldakse, vahest üritama, nagu öeldakse, head nägu teha selle halba mängu juures, vaid me võime tegelikult öelda nii, nagu asi on, aga oluline on see, et meie tähelepanu on Jumala ja me usume, et Jumal annab meile lahenduse. Siis ta ütleb, ja kogu Juuda seisis Jehova ees, isegi nende väetid, nende naised ja lapsed. Jehova vaim tuli Jaahasieli Sakaaria poja peale, kes oli Aasafi järeltulijast pärit olev leviit, Matanja poja, Jeejeeli poja, Benaja poja, Sakaaria poeg. Tolle ajal kõik oli vaja ära lugeda, kelle poeg ta täpselt oli. Ja ta ütles, pange tähele kogu Juuda, Jeruusalemma elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile Jehova. Nüüd, kas sa märkad, see on üks väga oluline element, mis ta ütleb nüüd? Üks asi ma igaks juhuks veel ütlen ette. Nüüd vanas lepingus väga paljud juhtimised tulid prohveti kaudu, eraldi nii-öelda. Tänasel päeval Jumal räägib meile esmalt meie südames. See võib tulla ka prohvetliku sõna kaudu, aga sellises kontekstis, nagu öeldakse, kuna see on üsna globaalne asi ka, siis ma usun, et Jumal seda tahtis niimoodi. Ja ta ütleb olulise asja nüüd, ärge kartke.
ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees. Et see on väga oluline see, et me peame, nagu öeldakse, tõstma hirmu välja, kui me tahame näha muutusi. Ja see on tegelikult üks võti väga sageli inimestel, kes satuvad mingisuguste tõsiste probleemidega silmitsi. On need siis terviseprobleemid või isegi materiaalsed probleemid. Hirm on see, millega kurat tuleb nii-öelda hävitust tooma. Ja hirm tuleb meile välja tõsta. Kuidas sa tõstad selle välja? Kas sa märkad, ta ütleb, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. Ehk see on seesama, et sa näed seda, et sa otsustad uskuda, et Jumal on see, kes annab selle asjale lahenduse. Ja see on see, mis tõstab sinu hirmu välja. Hirmu ei tõsta lihtsalt välja see, et me ignoreerin seda, ei ole hirmu, ei karda, ei püüa mitte karta, mis iganes. See ei ole see, mis sind aitab. Sul on vaja seda kindlust, et Jumal on see, kes aitab sind. Et sa võid julgesti öelda, Jumal on minu abimees. Amen. Miks ma peaksin kartma? Meil on ka sarnane fraas olemas Uues Testamendis. Nii, siis ta ütleb, minge homme alla nende vastu. Vaata, nad tulevad üles mööda Siisi tõusuteed ja te kohtate neid oru lõpus ida pool Jerueeli kõrbe. Seejuures ei ole teil vaja sõdida, astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Jehova teid päästab. Juuda ja Jeruusalemm, ärge kartke ja ärge tundke hirmu. Kas sa märkad, ta kordab jälle seda uuesti. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu. Minge homme nende vastu ja Jehova on teiega. Siis Joosafat kummardas silmini maha ja kõik Juuda ja Jeruusalemma elanikud heitsid Jehova ette ning kummardasid Jehovat. Ja need leviidid, kes olid kehatlastest ja korahlastest, tõusid üles, et Jehovat, Iisraeli Jumalat, ülivalju häälega kiita. Sa märkad, juba siin tuleb esile kiitus. Kui tuleb Jumala sõna, see ei ole teie sõda, Jumal peab hoolt teie eest, nad hakkavad juba kiitma. Ja nüüd ütleb, ja järgmisel hommikul nad tõusid vara ning läksid Tekoa kõrbe. Ende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind, Juuda ja Jeruusalemma elanikud, uskuge Jehovasse oma Jumalasse, siis te jääte püsima, usku tema prohveteid, siis teil õnnestub. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Jehovale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema, tänage Jehovat, sest tema heldus kestab igavesti. Kas sa märkad, mis nad nüüd teevad? Nad hakkavad kiitma Jumalat. Nüüd, kas sel hetkel, kui nad seda teevad, oli neil nii-öelda lahendus silme ees, selles mõttes, et nad olid seda näinud. Neil oli ainult sõna. Mitte midagi ei olnud sündinud. Kõik need vaenlased on seal samas vastas neil. Kõik need kogujad sõjaväed on kõik tulemas nende vastu. Midagi ei ole väliselt muutunud. Aga mida nad hakkavad tegema? Nad hakkavad ütlema just tänage Jehovat, sest tema heldus kestab igavesti. See on üks fraas, mida me näeme päris sageli Vanas Testamendis, mida nad ütlevad ja nad kordavad seda. See on seesama, me teame tänasel päeval ka, Jumala heldus on see, mis sind toob nendest asjadest välja. Mitte sinu oma teod, mitte sinu oma suutlikkus või head teod, vaid Jumala heldus on see, mis sind toob teatud situatsioonidest välja. Ja nad hakkavad tänama Jumalat, millal? Siis, kui vaenlased on nende silme ees, mitte midagi ei ole muutunud, mitte midagi väliselt ei ole toimunud, aga neil on sõna. Jumal ütleb, et see ei ole teie sõda, see on minu sõda. Ja sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, aga sa märkad, nüüd see isegi mitte, nad hõiskavad ja kiidavad ka ennem, kui nad näevad jällegi muutust. Ennem. Hakkasid hõiskama ja kiitma, pani Jehovat varitsejad Ammoni ja Moabi ja Seiri mägestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu ja nad löödi maha. Nüüd me täpselt isegi ei saa aru, kes need varitsejad olid, arvatavasti olid need inglid lausa. Amen. Sest ammonlased ja moabiidid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et neid hävitada ja kaotada. Nüüd näeme, et nad lähevad omavahel sõdima. See läheb midagi väga sassi. Kuni nad Seiri elanikele olid lõpu teinud, siis aitasid nad 11 hävitada. See on täielik totaalne kaos ja segadus. Ja siis ütleb, kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole ennäe, siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud. Nüüd see ei ole võib-olla pildi mõttes väga ilus asi, saame aru, aga sellises situatsioonis see oli nende jaoks parim, mis võib toimuda. Et nemad ei sõdinud üldse. Mida nemad tegid? Nad kiitsid ja ta just tõi ka sisse need samad sõnad. Nad hõiskasid ja kiitsid Jumalat. Amen.
Ja siis ta ütleb, ja Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende seast palju varandust, riideid ja kalleid riistu ja võtsid endile rohkem, kui nad suutsid kanda. Nad olid 3 päeva saaki riisumas. Kujuta ette, 3 päeva. Nad tõstavad seal siis neid pilt võib-olla ei ole väga ilus, tõstavad neid surnuid sealt üles ja vaatavad, mis neil seal siis, ma ei tea, taskus või hobustel kuskil on või kes teab, mis iganes, kõiksugu varandus ja korjavad kõik kogu selle kokku 3 päeva. Nad riisuvad seda saaki. Ja sest seda oli palju. Ja 4. päeval nad kogunesid kuhu? Kiituse orgu. Sest seal nad kiitsid Jehovat, seepärast nimetatakse seda paika kiitusoruks tänapäevani. Nüüd see on üks väga oluline asi, nad panevad ka enda jaoks ühe punkti paika. See on see, mis andis meile selle muutuse. See on see, mis andis meile lahenduse. Kiitus. Kiituse tänu. Kiituse tänu. Ja mitte siis, kui ma näen probleemid lahendatuna, mitte siis, kui ma näen muutust, vaid siis, kui see kõik on mu silme ees, sest Jumal on ütelnud, see ei ole mitte sinu sõda, vaid see on tema sõda. Amen. Kiitus Jumalale. Vaatame 2. ajaraamatu 5. peatükki. Ka Vanas testamendis. Teine ajaraamat 5.11 siis. Kui preestrid pühamust väljusid, sest kõik seal olevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata. Ja kõik lauljad, leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad seisid valges linases riides, simblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit ja ühes nendega 120 preestrit, kes puhusid pasunaid. Pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja koos kõlast kuuldavale tooma kiitust ja tänu Jehovale. Ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Jehova kiituslauluga, siis sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti, siis täitis pilv koja, Jehova koja. Ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest Jehova auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Nüüd me näeme, siin oli selgelt paika pandud, mismoodi nad peaksid kiitma Jumalat. Nüüd saame aru, vanas lepingus oli neil ka väga oluline rõhk selle välise peale. See räägib tänasel päeval seda, mis on meie sees toimumas. Aga samas need asjad, mis viitavad ka välisele, need on alati mõjutatud ka sellest, mis inimese sees toimub. Mis ma selle all mõtlen? Sa oled näinud võib-olla mõnda inimest, kes tegeleb kultusega või lausa mingisuguse nõidumisega. Kui selle inimesega saad kokku, isegi teda tundmata, talle juba peale vaadates tema välimus peegeldab seda, mis tema sees on. Kas pole nii? Sageli inimestel on mingisugused kultuslikud, mingisugused kas ehted või amuletid või kes teab, mis asjandused kaelas, või siis on neil mingisugused riided, mis on kuidagi väga veidrad, nagu sellised imelik riietus. Mida see räägib? See, mis nende sees on tegelikult. See vaim peegeldab ka väljapoole. Aga siin on, nagu öeldakse, Jumal pani neile reeglid, mismoodi nad peavad ka Jumalat ülistades välja nägema. Nüüd ma ei ütle seda, et me peame nüüd täpi pealt samades välistes reeglites olema, aga see räägib seda, mis on meie sees. Ja Jumal on tegelikult just ka korra Jumal. Amen. Sest kui sa vaatad Piiblis, kui kirjeldatakse ka üldse kurjade vaimude tegevust, ma teen ühe vahehüppe siia tegelikult, siis sama vähest nimetatakse seda Kadara seestunuks. See mees, kes seal nendes surnuhaudades ringi jooksis ja ennast siis põhimõtteliselt peksis või kraapis. See on tegelikult see sama asi, mis sageli inimesed lõikamiseks nimetavad tänasel päeval. Sarnane vaim tegelikult, oli ka selle taga just, praegugi on. Ja ta oli, just mis asi ta oli, ja ta oli halasti, ta oli isegi riides. Sa näed, kuri vaim, mida ta teeb just, see kogu see väline käitumine näitab seda, mis on selle inimese sees, siis tol hetkel lausa tema sees oli see kuri vaim. Ja kui ta sai vabaks, ta paneb ennast riidesse. Me näeme jällegi see, mis on inimesega toimunud, see väljendub ka tema välises käitumises. Amen. Ja okei, lähme tagasi siia siis. Nüüd nad on ühes koos ja korraga Jumalat kiitmas ja siin näeme terve hulk on igasuguseid pille.
Ja ma olen veendunud tegelikult, kuigi et Uues Testamendis meil ei räägita ülistusega seoses eriti palju pillidest, aga sellepärast seda ei räägita, et kõige suurem rõhk on tegelikult selle, mis toimub meie südames. See ei ütle seda, et me pille ei võiks kasutada. Aga nad kasutavad neid pille Jumala kiitmisel ja kui nad nüüd seda teevad ja seesama kiituslaul, ta ütleb, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Kas sa märkad, see on nüüd mingil määral natuke sarnane sellega, mida seal siis Joosafati selles loos nad ütlesid. Nad kiidavad Jumalat just tema headus ja tema helduse eest. Ja nüüd tuleb see Jumala auhiilgus kohale täiesti nähtavat, mis asjana? Pilvena. Nüüd, ma ei tea, kas sa oled selle peale kunagi mõelnud, Piibel räägib sellest, et me saame lõpuaegadel ja seesamas lõpuaja koguduses nägema vähemalt samasugust Jumala auhiilgust, mis oli vanas lepingus ja ka uues lepingus, võiks öelda veelgi kõrgemal tasemel. No külleks see peab olema valmis, kas midagi sellist võib isegi tänasel päeval koguduses juhtuda. Amen. Me ei ole need, kes hakkavad tagasi otsima neid ilminguid asju, aga me ei saa kunagi välistada, et sellised asjad võivad sõna otseses mõttes juhtuda, kus see Jumala auhiilgus tuleb täiesti nähtaval kujul sellesse ruumi. Amen. Missuguses kontekstis see tuli? Kiituse ja tänu kontekstis. Amen. Jumal ilmutab ennast selles paigas, kus kiidetakse. Nüüd vaatame korra lähme ilmutuse raamatusse, ilmutuse 7.9. Nüüd see kirjeldab paika, kus sina saad kunagi elama. Amen. Küll see saab uue ja maa ja taeva peal kõige lõpuks sina lõpuks olema, aga selles mõttes see millegi poolest ei erine põhimõtteliselt. Ta ütleb ilmutuse 7.9. Pärast seda ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära tugeda, kõigist rahva hõimudest ja suguharudest ja rahvast ja keeltest. Need seisid aujärje ees ja talle ees, riietud valgesse rüüdesse ja palmioksad käes ja hüüdsid suure häälega ja ütlesid, õnnistus meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Ja kõik inglid seisid aujärje ja vanemate ja 4 olendi ümber ja heitsid aujärje ette silmili maha ja kummardasid Jumalat ning ütlesid aamen, kiitus ja austus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja ramm meie Jumala ajastuteni. Aamen. Nüüd, kui sa loed seda teksti, sa saad aru, et siin ei ole jällegi mingisugune väga vaikne õrn laulukene kuskil kõlamas. Ei, ta räägib siin rahvastest, ta ütleb siis rahvahõimudest, suguharudest, rahvast ja keeltest. Ja kõik nad seisavad selle aujärje ees, järelikult neid on hästi palju. Nüüd kui nad kõik, mis asja nad teevad, nad on valges riidesse riietud ja ütleb, et nad hüüdsid suure häälega. Kas sa kujutad ette seda? See on meelega siia kirjeldatud sellisel kombel. Kogu see rahvas, kõik see tohutu rahvamass hüüab suure häälega, see tähendab siis kõva häälega. Mida? Õnnistus meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Ja siis seal üks tohutu hääl, kui me ma arvan, et see ei ole isegi võrreldav sellega, mida meil vahest laulupidudel on, kui laulukoorid teevad natuke kõvemat häält. Seal on ka veel, meil kasutatakse võimendusi asju selle asja, aga kujuta ette, siin vähemalt ei mainita, et mingid võimendusi oleks siin vaja olnud selle jaoks, aga see oli tohutu hääl, mis kostis. Nüüd inimesed, kes on väga üritavad vaos hoitud ja väga õrnakesed olla, Jumala koguduses peaks olema üks kiitus ja austus, mis on julge ja mis on ka vahest häälekas ja kõvahäälne. Amen. Meie eesmärk ei ole, selle võimendusega niivõrd üle pingutada, aga see peaks midagi sellist tulema, et see meie suust tuleb julgelt üks hääl Jumalale austuseks. Amen. Nüüd üks väga oluline asi ka, kui me räägime sellest kiitusest ja tänust, tee korra veel laulud 103 lahti. Tuntud kirjakoht jällegi.
ja Taavetist on siin juttu. Vaatamegi tegelikult lauludest erinevaid kirja kohta päris mitmeid. Laulud 103:1 ütleb. Ja see on huvitav, kuidas Taavet selle sõnastanud, ütleb, kiida mu hing Jehovat. Kas pole huvitav, ta annab oma hingele käsu ja ütleb nii-öelda, ehk põhimõtteliselt võiks öelda, ta õhutab ennast ülesse. Kiida mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing Jehovat. Kas sa märkad, ta mitu korda ütleb seda ühte sama asja. Ja siis ta hakkab rääkima millest, ka mille pärast või mis on see põhjus, miks Jumalat kiita. Ta ütleb, ära unusta kõiki tema heategusid. Mitmed tõlked tõlgivad selle fraasi ka, ära unusta kõiki tema kasusid, asju, mis ta head sulle teeb siis. Ütleb, ja tema annab andeks kõik su pahateod. Tema parandab kõik su vigadused. Nüüd see sõna on siis, kaasaegsemas keeles on see siis haigused tegelikult. Kas sa märkad, annab andeks kõik pahateod ja parandab kõik vigadused. Ja sellepärast on sul põhjust, mida teha, Jumalat kiita. Amen. Kõik pahateod ja kõik haigused parandab. Siis ütleb, tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Amen. Mulle meeldib üks teine laul, mis ütleb, et pika eaga ta täidab sind. Amen. See on midagi väga sarnast tegelikult. Niisiis, sul on põhjust Jumalat tänada selle eest, mis ta teeb sinu elus. Ja mis ta on sulle kinkinud, mis ta on sulle andnud. Amen. Nüüd vaata laulud 44:9. Nüüd, missugune on Taaveti suhtumine, kui me räägime kiitusest? Siis ta ütleb 44:9, siis võiks küsida, et millal ma peaks siis Jumalat kiitma? Jumala sõna annab sulle vastuse. Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime tänada igavesti. Sela, see tähendab siis see mõttekoht nii-öelda. Sa küsid, no aga kuule, mul on vaja muid asju ka teha, ma pean tööl ka käima, ma ei saa kogu päeva kiita. Nüüd iva on selles, et sul on kindlasti hetki kogu päeva igasuguste muude tegemiste vahel, kus sa võid öelda kiitus Jumalale. Tänu Jumalale. Amen. Selle asemel, et öelda, kui hirmus, kui jube, kui õudne. Amen. Vaata 145:2. Midagi üsna sarnast tegelikult. See ennem oli kogu päeva. 145:2 ütleb, iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti. Millal? Iga päev. Kogu päeva. Me näeme, et Taavet kiitis väga palju Jumalat. Pidevalt hoidis seda oma huulil. Laulud 34:2. Lauduraamatu 34:2. Nüüd siit tuleb üks element sisse, mis tegelikult selle täna räägitud asjaga tegelikult väga ka haakub. Laulud 34:2 ütleb, ma tänan Jehovat igal ajal. Nagu Paulus ja Siilas, siis kui sa oled vangikongis ja sa oled läbi pekstud, igal ajal. Või kui sa oled nagu Joosafat kogu oma rahvaga hirmu alla sattunud, siis sa tänad Jumalat igal ajal. Amen. Kui sa oled mingisuguses situatsioonis, nagu oli Hanna, siis selle asemel, et olla ahastuses ja kurb, sa oled rõõmus ja sa kiidad Jumalat. Amen. Vaata laulud 63:5. Ja see paneb selle asjale veelgi nii-öelda suuremad mõõtmed. Siis kogu päeva, iga päev, igal ajal. Ja siis laulud 63:5 ütleb, nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja. Sinu nimel ma tõstan üles oma pihud, nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suu kiidab sind hõiske huulil. Niisiis, millal sa peaksid Jumalat kiitma? Kogu päeva, iga päev, igal ajal ja kogu eluaja. See on see, mida Taavet ütleb. Amen. Ja see kiitus peaks olema pidevalt,
pidevalt meie huulil, pidevalt. Ja see on üks asi, see on sinu tahteavaldus. Sest et laulude raamat just 103 ütles ka alguses, kiida, ma otsustan seda teha. Kiita. Ja vaata, vahel sa oled võib-olla mingisuguse asjaga totaalselt nii-öelda silmitsi ja mingisugune probleem on sind, nagu öeldakse, üritab sind matta maha. Hakka kiitma Jumalat. Mitte lihtsalt kiitma Jumalat, vaid kiitma Jumalat lahenduse eest selle asja sees olles. Kui need probleemid kõik on sinu ümber, tõsta oma hääl Jumala. Ja küsimus ei ole selles, et sa sellega midagi välja teeniksid Jumala käest. Ei, sa kiidad selle pärast, et Jumalal on sinu jaoks lahendus. Jumalal on sinu jaoks lahendused. Amen. Ja ma tahan tegelikult täna seda teha, isegi pruugi tegelikult otseselt isegi tulla süntesaatori taha, sest et see on väga oluline, et sa teeksid teda täiesti ka spontaanselt. Isegi ilma selleta, sul ei pruugi kodus olla ei pilli. Kui sa oled pillimängija, siis võib-olla sul on mingi pilla, kui sa ei ole pillimängija, sul ei pruugi olla. Aga kiita sa võid Jumalat ikkagi. Amen. Kas tõuseme üles isegi? Halleluja. Nüüd võib-olla sinu jaoks ei ole see asi nii keeruline või raske, nagu nendel, ütleme, situatsioonides inimestel oli. Aga sellegi poolest, kui sa oled harjutanud seda tegema muudel aegadel, see, et Paulus ja Siilas hakkasid Jumalat kiitma sellises kontekstis, see ei juhtunud neil, nagu öeldakse, esimest korda või juhuslikult, vaid see juhtus millal, sellepärast, et nad olid harjunud seda tegema ka igapäevaselt. Ja nüüd, kui nad olid selle asja sees, siis see oli jälle üks paljudest kordadest, kus nad kiitsid Jumalat. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Ma tänan sind, et sa oled nii hea. Sa oled nii helde, sa oled nii armuline. Sa oled imeline, Jumal. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Sina oled Jumal meie ravija. Sina oled Jumal meie varustaja. Sina oled andeks andnud kõik meie pahateod. Sina oled parandanud kõik meie vigadused. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, lahenduste eest. Isa, et me võime täna siin selles paigas juba tänada, enne kui me näeme muutusi, enne kui me näeme lahendusi, sellepärast, et sa oled oma sõna taga, sellepärast, et sa oled oma sõna taga, sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Tänu sulle, Isa, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, tänu sulle, Isa, tervise eest, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, läbi murrangute ja muutuste eest. Tänu sulle, Isa, et meil on need läbi murrangud täna. Tänu sulle, Isa. Meil on täna lahendused. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, tervise eest. Tänu sulle vabaduse eest. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et sina oled see, kes on hea, kes parandab kõik meie vigadused, kõik haigused. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa, lahenduste eest. Tänu sulle, Isa, taevase varustuse eest, rohke lõikuse eest. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle. Kiitus sulle, Isa. Halleluja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et meil on põhjust olla rõõmus, sest sa oled hea, sest sa oled hea. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluja. Tänu sulle. Kiitus sulle, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, halleluuja, tänu sulle, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, halleluuja, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, halleluuja, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, halleluuja, halleluuja, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, halleluuja. See on midagi sellist, mis peaks pidevalt olema üks meie harjumus. Amen. Meil on lauluraamatus üks kirjakoht, mis mul millegipärast siin ei olnud nimekirjas, aga see paneb vaikima ka vaenlase. Kui see kiitus on sinu suur, siis kurat, kui ta on tulnud sulle midagi valetama, kui ta on sind üritanud petta, ta on sulle hirmu üritanud tekitada, siis ta paneb vaikima. Amen. See kiitus, kui sa tõstad selle kiituse hääle, siis see paneb vaikima vaenlase. Amen.
see paneb vaikima, tänu Jumalale. Halleluuja, 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 kiitus sulle, Isa. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Halleluuja, kiitus sulle, Isa. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja, kiitus sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja, tänu sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja. Jumala tervendav võimine tuli praegu siia paika. Halleluuja, see on mõned inimesed, kes on maadlemas mingisuguste terviseprobleemidega, ma isegi otseselt ei hakka nimetama. Kui sa mingisuguse asjaga saad maadlemas just praegu, mingisugune tõsine probleem, mis on häirimas, mõnel on võib-olla külmetused, mõnel on erinevad muud asjad. Jumala vägi on sinu jaoks praegu siin samas. Tule ette, panen su peale käed, võta see vastuse. Igaks juhuks sa mõne meesterahva silla taha veel. Halleluuja, kiitus su, Isa. Halleluuja, tänu su, Isa. Halleluuja. See on mingi külmetus või sellist. Jeesuse nimel ma käsin seal kaduda selle haigusel. Jeesuse nimel. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle sinu võidmine. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel ma käsin tal probleemidel, sümptomitel kaduda. Jeesuse nimel jõud ja tugevus. Jõud ja tugevus. Stabiilsus. Rahu. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Keegi veel? Kas on keegi veel? Keegi on mingi asjaga maadlemas. Mul on südames ka praegu paluda, millise kaameraga. Pane see keskmine kaamera sealt. Või kuskil alles kõige parem on. Pane see niimoodi. Ma ei tea, kus sul parem on. Tuleb sealt läbi või? Halleluuja. Halleluuja. Lihtsalt liida oma usk, et ma palun praegu nende inimestest, kes on praegu ülekannet vaatamas. Halleluuja. Ma tänan sinu. Tervendav vägi on tegutsemas. Isa, ma palun nende inimeste eest ja käsin nendel haigustel, nendel probleemidel kaduda nende inimeste ihudest. Praegu, Jeesuse nimel, kui sa oled vaatamas ülekannet, võta vastuse. Pane kas või oma käsi usus selle ekraani või selle aparaadi peale. Jeesuse nimel, Jumala vägi tabab sind. Jeesuse nimel, võta tervenemine. Jeesuse nimel ma käsin sellel valudel, sümptomitel, kõigil kaduda, külmetusel kaduda, kõigil viirustel kaduda. Jeesuse nimel. Isa, ma tänan sinu võidmine läheb nende ihusse praegu. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja, kiitus su, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, kiitus Jumalale. Halleluuja, nüüd täname veel Jumalat. Isegi kui sa ei tundnud praegu mitte mingit muutust, sa tänad Jumalat selle eest, et sul on lahendus käes. Sul on lahendus käes. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, tervise eest. Tänu sulle, Isa, tervise eest praegu. Praegu. Tänu sulle, Isa, tervise eest ja vabaduse eest praegu. Tänu sulle, Isa, vabaduse eest praegu. Tänu sulle, Isa, vabaduse eest praegu. Kiitus su, Isa, 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 kiitus su, Isa. Halleluuja, ülistus sulle, Isa, kiitus su, Isa. Halleluuja, halleluuja. Ina abradeste se evrekle pranda. Ni se poatre vitedere tyngro omikre ile sestre i få pröde usen poatre de ky. Hoia mu sõna oma silme ees. Hoia seda oma suus. Kui sa oled silmitsi keerukate olukordade ja raskuste või isegi haigustega, mu sõna olgu sinu suus ja kiitus olgu sinu huulil ja sa näed, kuidas mina olen see, kes seisab oma sõna taga ja sulle saab see, mis mina olen ütelnud, kui sina otsustad olla see, kes on tänulik ja rõõmus ja rõõmutseb minu ees, teades, et mina olen see, kes teeb seda, milleks mu sõna on sinu juurde ka läkitatud. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Jumala sõna on sulle läkitatud ja sa oled terve. Ja see kuulub sulle, sa võid tänada Jumalat selle eest juba ennem, kui sa näed muutust. Enne, kui sa tunned olukord on teistmoodi. Enne, kui sa näed füüsiliselt tervemist, see on sinu oma, sest see on sulle kingitud Kristuses. Jumal on selle sulle andnud Kristuses. Aamen, kiitus Jumalale. Aamen, kiitus Jumalale. Halleluuja. Aamen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Aga usun, et me täna lõpetame. Ja tänu Jumalale, Jumalal on kindlasti midagi head jätkuvalt meie jaoks valmis pandud. Amen.